tere tulemast saatesse Entreprenööritajad, mina olen Rita. Ja mina olen Greta. Ja enne kui me hakkame veel rääkima üksteisele igasuguseid põnevaid seikasid ja veidike klippe iseendast, siis ma juhataks meie saate sisse siis väikse lõiguga, selgitamaks, mis asi või kes on entreprenööritaja. Entreprenööritajate podcast on saade, kus jagame väikeettevõtjate kogemuslugusid. Lood, mis ei ole tavamõttes suurte ärihaide, vaid andekate ja sihikindlate mikroettevõtjate omad. Jube pikk lause. Mikroettevõtja või väikeettevõtja on keeleliselt mugavdatud sõna ning meie seda podcasti tehes arvame, et see sõna pisendab päris olemust ühele entreprenööritajale. Kvaliteet ei sõltu vähesusest ja mikro ei tähenda väikesust, vaid ettevõttele annab tähenduse kvaliteet, isiku lähedus ja unikaalsus. Mikroettevõtja ongi entreprenööritaja. Just nii. Ja kus see sõna tuleb, see oleks ka päris hea ära rääkida, et tuleneb sellest sõnast nagu entrepreneur, mis on siis, kas vist algupäraselt on prantsusekeelne sõna, ma tahaks pigem arvan, et kõlab väga sellised entrepreneur. Et tahaks kohe vuntsi kirjutada selle peale, aga tõepoolest, et eesti keeles nagu mina laiendasin seda mõtet, et kuidagi ei ole nagu seda kõige õigemat sõna, et kuidagi väike on siuke pisike mannatera, just kui nagu sa ei ole nii tähtis, mingi selline hõng ikkagi jääb sinna veidike taha ja olgem ausad, mikro on, see on veel eriti väike sõna, et igas muus keeles on see small business owner või mis iganes muudes keeltes ikkagi kasutatakse seda mahlasemat väljendit, et miks mitte olla siis entreprenööritaja. Ja olgu öeldud, et see tähendab midagi, et me oleme nööritamas kedagi või kuskilt maalt ei ole see legaalne või on mingisugused 90-ndate mingid saladusasjad käivad, et just vastupidi. Et see võiks olla mingisugune, ma ei tea, trendsetting. Ma tahaks arvata. Aga pikemalt siis võib-olla sellest ei räägigi, räägin hoopis sellest, et kuidas Rita siia jõudis, kuidas ja miks hakkas Rita minuga seda podcasti siis veeretama siin. Tere, Rita! No tervist, Greta! Kuidas läheb? Väga fantastiliselt. Ma tahaks küsida pigem, kuidas sul läheb ja kuidas ettevõtlusega läheb? Hea küsimus. Ega minul tegelikult ei olegi ettevõtja tausta, kui päris aus olla. Mulle tundub see saade, mida me praegu teeme, et see kõige lähemale ongi jõudnud minu jaoks ettevõtluse maastikule. Et ühesõnaga jõudsin siia saatesse lihtsalt sellepärast, et sa hõikasid välja, et hakkame tegema podcasti ning mulle tundus see jõle hea mõte. Vaata, lähed kohe niimoodi mõtetega kaasa, see vist tegelikult ei ole ettevõtjale mingisugune väga iseloomujoon vahetevahel, aga ma tahan nagu selles mõttes küsida nagu, et miks sa sellise vaatenurga just leidsid enda jaoks, et see saade just sind kõnetab, et miks sa just seda podcasti tahtsid hakata tegema, et teades, et see on ettevõtlusest ja et sul nagu justkui puudub kogemus? Jaa, mul puudub küll kogemus, aga paar aastat tagasi, et võib-olla ongi 2 aastat tagasi nii või natukene rohkem. Mul tekkis selline hetk, kus ma jäin äkki mõtlema, et mida ma päriselt tahan või kus ma omadega olen. Et sellised milestone'id olid justkui tehtud, lõpetasid lasteaia ja läksid keskkooli ja ülikool, töö. Jube loogiline tundub, et siia peaks midagi järgnema veel, on ju? Eks ole, et mul tekkis kohe siis selline koht, kus ma hakkasin endalt küsima, okei, need milestone'id olid toredad, said tehtud. Justkui siis võib öelda, et ma tõestasin, et ma sain nendega hakkama. Ma ei tea, kellele ma tõestasin, endale, ühiskonnale, perele, ma ei tea, kellele täpselt. Aga mis veel? Et elu võiks olla värvilisem ja vahvam ning mul hakkasid tulema sellised mõtted pähe, et tahaks ka nagu väike ettevõtlusega tegeleda või see on pigem selline, et just jah, et mitte see, et ma tahan konkreetselt väike ettevõtlusega tegeleda või ettevõtja olla, et see iseenesest ei ole see kõige olulisem asi, aga mulle meeldib see, et see oleks loogiline järg sellele. Mulle meeldib mõte,
luua midagi. Mhm. Mul on olnud võib-olla, see on selline äkki ka pidurdav mõte mul olnud, et mis on see minu asi, et mida ma saaksin luua siia maailma. Ning kui oleks siis midagi, mida luua, kui mul jõuaks kohale see, siis saaksin teha ettevõtte ja nii edasi ja nii edasi. Aga jah, ühesõnaga praegu veel seda mõtet mul pole tärkanud niimoodi. Aga mulle meeldibki see, et me teeme, et ma olen siin ja ma teen seda saadet. Mulle meeldib see mõte, et me hakkame kutsuma erinevaid inimesi, kes on tuvastanud enda jaoks, et mis see kirg neil on. Ning loogiliselt võib-olla nad on jõudnud ettevõtlusse täiesti, ma ei tea, puhtjuhuslikult lihtsalt, et noh, on vaja arveid saati ja nii edasi. Kindlasti paljud ettevõtjad on ka sellest lihast tehtud, kes vaatavad, et okei, ma ei taha kellegi alluvuses olla, et ma tahan ise olla ettevõtja, ma tahan ise vastutada enda elu eest ja või on innovatiivsed, leiavad mingi sellise lahenduse, mida veel ei ole, lahendavad nii-öelda enda probleemi ja siis hakkavad seda teistele ka pakkuma, on ju? Jaa, või igast varianti kindlasti on. Muidugi. Et need, kes näevad, et saaks paremini midagi teha või siis lihtsalt ma saan aru su mõttest, jah. Aga miks sa nagu just valisid nagu, üks asi on rääkida ettevõtlusest, üks asi on teha podcasti, aga miks sa need kaks kombineerisid, kust idee tuli ja kuhu sa jõudsid? Kuidas sa jõudsid siia, kus sa oled täna? Idee tuli täiesti sellest, et sa ütlesid, et Rita, tule külla, hakkame midagi koos tegema. Mulle meeldib, et sa pimesi usaldasid lihtsalt. Absoluutselt. Gretaga oli üldse see, et kui me tutvusime, selline puhas äratundmise rõõm oli ja mida rohkem me käisime jalutamas koos ja nii edasi. Ja mulle meeldis see hetk ka, kui Greta ütles mulle, et Rita, sinuga saab sõtta minna. Ja siis mõtlesin, et ma ei tea, ma läheks ka Gretaga sõtta, ma ei tea, et mille nimel. Mingi hea müügimees töötab minus, vaata, et see on mingi lähme. Sa ei tea, kuhu sa täpselt tulid, ega ma ka ei tea, kuhu me lähme. Põhiline on see, et üksteise usaldada nagu mulle tundub, et mul on tekkinud, et see hetk, kui ma hakkasin küsima endalt küsimusi, mida päriselt teha tahan, et minus avanes ka võib-olla selline uus kanal, kus ma hakkasin võib-olla vaatama ja tajuma, et mis asjad minus tekitavad rõõmu või tekib see äratundmisrõõm, et Gretaga kindlasti oli äratundmisrõõm, kui sa ütlesid, et tule külla, mõtle midagi ägeda asja välja, et kas see tundus selline nagu jaa. Kas sa võid öelda, et sinu nii-öelda esimesed sammud ettevõtluse suunal tulid tegelikult elevusest see, et see midagi klikkis ära nii-öelda sinu sees, mida sa nagu, sa teadsid kuskil, sa oled taustaks või kõrva taha pannud, et võiks midagi teha ja kuidagi see aeg, ruum ja koht nagu avanes sinu ees ise niimoodi, et sa tegelikult pidid nii-öelda seda väljaspoolt kutset nagu ootama, et lähme, et on ka niipidi, näiteks mina olen selline ja pigem niipidi töötav inimene, kelle seest tuleb ise see kutsumine nii-öelda. Et aga kas on ka mõnes mõttes nendele inimestele, kes mõtlevad selle peale, et võiks hakata väikeettevõtlusega või midagi võiks luua, tahaks nagu justkui, et kas see on ka nagu sinu innustus, et lihtsalt lase see mõttel marineeruda, et see ei pea kohe tulema, see ei pea sunnitud kohast tulema, et see võib ka hästi nagu suvalisel hetkel sadada su ellu niimoodi, et sa saadki aru, et kuule, saigi ideest, sai teostuseni, eks ju. Mulle tundub, et praegusel hetkel niimoodi tagasi mõeldes, et iga inimese elukaar ongi hästi erinev. See hetk, kus ma hakkasin mõtlema, et mis võiks olla see minu looming, et mida mina tahaksin teha või luua, ma ei räägi just looming, et ma tahan hakata hullult kunsti tegema, aga kes teab, võib-olla ma hakkan, aga seal pole isegi vahet, et mis see täpselt on, et võib-olla ma mõtlen välja mingi ägeda toote üks päev või jõuab kohale, et jah, et vot, et see on midagi sellist, mis mulle pakuks rõõmu, et seda luua ja seda tuua. Seda ma peangi silmas, et et see elevus, vaata, et tegelikult läbi su juttu ma kuulengi, et see oli sul see elevuse tunne, vaata, et jaa, et aga kas nagu see ju teadmata, kuhu me lähme, mis ressurssidega palju kulub, me teame tegelikult, me võime ju taustal rääkida, et tegelikult mõlema säästud on nagu reaalselt nagu nii sirgeks tõmmatud, vaata. See on sest mingi teatavat laadi stabiilsus su elus paralleelselt jookseb, olgu see su päevatöö või mis iganes muud asjad, kus sa saad ja sa tead seda kindlust tunda,
ma arvan, et võib-olla alustavale ettevõtjale ongi esialgu kõige suurem komistuskivi on see, et aga kuule, mul pole turvalisust, kui ma ennast lahti ütlen. Võib-olla innustaks inimesi nagu sellisel puhul nagu, või sellise mõttelaadiga, et keegi ei ütle, et sa pead kohe kõik sillad põletama ja hakkama nüüd, olen päeva pealt olen ettevõtja. Ja kuidas sa tunned, kas see on loogiline viis, et kuidagi minna rahulikult tibusammudega, et mitte kuhugi rutata? Absoluutselt. Mul tekkis see äratundmisrõõm ja selle najalt hakata toimetama ja tegema on hästi tore ja ma ise ka mõtlen, et ma ei tea, mis elu toob ja kui mul võib-olla tekib kunagi siis see koht, et jah, et ma tean, millega ma tahaks võib-olla tegeleda ja suuremas plaanis. Et see tunne mind kannaks, mulle meeldib see tunne, et mina tahaksin, et kui mul tekikski oma ettevõte, et see oleks sellest kohast, et mulle meeldib see teekond, ma naudin seda teekonda. See lõppsihtmärk iseenesest ei ole nii oluline, mulle meeldib võib-olla visualiseerida, et mis see võiks olla, aga tihtilugu, kas see meie podcastiga, ma ei tea. Elul on teised plaanid vahel. Just, et ka sellega kaasa minna ja tunda sellest rõõmu. Kindlasti on tore, et kui kellelgi on selline kindlam eesmärk, ta teab väga täpselt, aga kui kellelgi ei ole, näiteks nagu minul, tunnetada, et mis tekitab elevust, et proovida, minna sellega kaasa, et võib-olla sellest tuleb midagi, võib-olla mitte, aga see, et sa lubasid, sul on juba see kogemus ning kas või praegu see fakt, et me teeme seda podcasti, ma juba tunnen, et ma olen juba mingi ettevõtja, sest ma toimetan ja teen. See on puht ettevõtlus, selles mõttes, et ise vastutad, ise teed, mõtled välja, kuidas mingid muresid lahendada ja nii edasi, et kui sa juba saad sellised omadused endale, kuidas öelda, et sa oled juba seal nii sees, see muutub sulle loomuomaseks, et hakata edasi midagi toimetama ja tegema, see ei tundu nii võõras enam, et kuskilt alustada, see on ju hullult äge. Ja kindlasti see ka, et et minna samm-sammu haaval, see on üks asi, jätta seda tunnet ja võib-olla ka nagu sellest tundest lähtuda, et võib-olla ta läheb veits õhuliseks meil see teema, vaata, et kuidas sa tunned selle tunde siis ära, et mõni ei saagi aru seda tunnet, millal hakkab kõik rappa jooksma. Aga võib-olla, kas nagu kui hommikul ärkad ja kui sa hea meelega teed neid asju ja võib-olla tajud, et see ei tõmba sul ikkagi nööri nagu veits koomal, on ju, et tegelikult on kõik korras, et sulle meeldib see tegevus iseeneslikult, mitte see, et sa punnitad seda kuskilt, et võib-olla sul on väga hea värske pilk selles suunas, et näha seda nagu väga, küll podcast ei ole otseselt ettevõtlus, aga hoopis teistsuguse vaatenurga alt, et see võib olla väga loominguline, ent samas jälle nagu ka väga sa saad seda tunnet säilitada, teades, et kuidas mitte võib-olla sundida mingeid asju, vaata. Ei tea, kas see kuidagi make sense, aga minu peas see kuidagi praegu tundus. Ja mul tuleb ka nii-öelda siis selline mõte siia juurde lisada, et jah, et laias laastus inimesed võivadki olla, võib-olla ma ise võib-olla olen seda tajunud niimoodi enda puhul, et laias laastus on kaks, et inimesed tihtilugu lähevad ekstreemsustesse, et mina ka... äärmused alati muidugi. Jaa, et kas ei saa üldse alustatud, et jääd kinni, või siis, kui sa juba alustad, siis sa tunned, et sa oled juba nii sisse ennast investeerinud, et nüüd ei saa lõpetada ja sa oled selle sees viimseni lihtsalt, kuni sa tunned, et ma ei tea, ja tõmbad end lihtsalt ribadeks juba. Et see ka, et ei pea olema äärmustes, et võib-olla tõesti, kui keegi tahab väga-väga, oletame, et siis ettevõtlusega hakata tegelema, et jah, praegu ma mõtlen, ongi huvitav see koht, et mul oli vaja hakata sellest võib-olla rääkima, lihtsalt kui see oli muidu mul mõtetes, siis näiteks need jalutuskäigud, mis minul olid sinuga, et ma hakkasin mainima sulle, et ma kuulsin sinu lugu, et sina oled ettevõtlusega tegelenud siit-sealt.
ning sa võib-olla olidki siis see õige inimene, kellele neid asju rääkida ja puistada südant. Kuule, mis ütelus see on, vaata, et kui sa, õpilasel ilmub see õpetaja, mitte et ma tahan öelda, et ma su õpetaja olen, aga selles mõttes õigel hetkel ilmub see nii-öelda õpetaja, noh, vahet pole laias laastus tegelikult, meil terve elu on õpetajaid täis nii-öelda, on ju. Aga võib-olla sellel eluetapil, kus sina oled päriselt ka valmis, no jälle läheb veits õhuliseks, aga sa mõistad, mida ma mõtlen, on ju. Et tegelikult see sinu soov hakkas elu elama juba sellest hetkest, kui sa hakkasid mõtlema selle peale ja nüüd on see nagu ka päris mingi kuju võtnud. Asi hakkab mõttest, mingi soov, ütle sa välja kellelegi. Inimesed võib-olla tahavadki, mina võib-olla viga oli ka see, et ma kogu aeg mõtlesin, et ma keskendusin hästi tugevalt iseendale, et mis on see, mida mina tahaksin luua või mis ma tahaksin veel teha. Et kas sa jäid mõttesse kinni, et sa ei tea seda, mida sa teed? Ma ei teadnud, et mis see on, aga tihtilugu ongi see, et kui sa hakkad sellest natukene rääkima, keegi haakub sellega ning see, et keegi haakub, mingi seeme läks idanema ning sa kunagi ei tea, mis sealt võib edasi tulla. Sa hõikasid välja, et Rita, lõpuks oli see hetk, kus sa hõikasid välja, kuule Rita, mul on see hull idee, hakkame podcasti tegema. Ja mina olen, mul oli selline puht äratundmisrõõm selle koha peale, et jah, nagu hakkame tegema, ma ei tea, et kuidas või kuidas täpsemalt, aga hakkame tegema, kõlab täiega ägedalt ning siiamaani see mõte ja see tunne kannab mind, et praeguse hetkeni, et kus me siin juba nüüd istume, 3 või 4 kuud hiljem sellest mõttelennust. 3 natuke peale isegi, jaa. Kuule, aga räägi parem seda, et ma tean, et sa oled hästi sükest saladuskatte all, ma tean, et Rita on läinud sükest väga traditsioonilist teed pidi, versus kui minu elu sinna kõrvale tulla, see on süke organiseeritud kaos, et tõepoolest ülikoolid ja süksed väiksed pedestaalid, mida sa oled nagu mainisid ennem ka, et tegid. Kui suur üllatus oli see sinu sõpruskonnale ja sinu perele? Ja millised olid esmased reaktsioonid? Ausalt öelda, ma ei tea, kas see konkreetselt oli üllatus. Võib-olla jah, üllatus, et nad poleks võib-olla osanud arvata või mõelda, et ma hakkan podcasti tegema. Aga... Mulle meeldis su emme see reaktsioon nagu, kus teie ärirahad nüüd on? No jaa, loomulikult. Aga me ei tee veel ju raha eest seda. Et jaa, aga... Pigem vist mu sõbrad teavad, et ma olen selline sotsiaalne hing. Ma ise avastasin selle endas, et ma olen sotsiaalne hing natuke aega tagasi. Ma ei arvanud, et ma olen sotsiaalne ja mulle meeldib rääkida. Ma avastasin selle endas, et tõepoolest. Sa leidsid väljund ühesõnaga enda nagu plärisemisele. Sulle meeldib palju rääkida, okei, keegi tahab kuulata, teeme. Aga mulle meeldib ka et selles suhtes, et siin podcastis ma ei kavatse nüüd ise hakata õudselt palju rääkima, et mulle meeldib kaasa rääkida, aga mulle väga meeldib kuulata ning ja mulle Rita on väga hea kuulaja. Peale rääkimise ma oskan ka hästi kuulata, ma oskan 2 asja, ma usun. Multitasking, jah. Aga jaa, et veel see mõte, et podcasti koha pealt lihtsalt sisse visata, et mulle väga meeldib see, et meil hakkavad tulema, mulle meeldib õudselt see mõte, et meil hakkavad tulema see inimesed, kes tegelevad ettevõtlusega ning ja nüüd mul on justkui mingisugune uus koht, kuidas ma saan neid panna rääkima kuidagi sellest uuest vaatevinklist, et kui ma võib-olla varem võisin ka küsida äkki midagi sarnaseid küsimusi, aga nad võib-olla ei pruukinud vastata just nii nagu... Kui sa juba paned need mikrid näo ette ja nüüd sa oled spotlightis ja nüüd räägime sinust, vaata, siis inimesel kuidagi on siuke poolkohustus, et jaa, loomulikult ma räägin kõik, mis te tahate teada, ma räägin, tegelikult saladuskatte all, me oleme tegelikult varem ka juba rääkinud inimestega sel teemal ja tõepoolest nii on, et nad on palju avatumad, jutt muutub, hääletoon muutub ja korraga juba nad räägivad neid küsimusi, mida sa tegelikult argipäeval, sa ei küsiks võib-olla. Ja nad jäävad sügavamalt mõtlema nendele teemadele. Ja et minna tagasi, kus kohast nad tegelikult tulid. Ma arvan, et see ongi see üks väärtus, mida tegelikult sina väga suures plaanis nagu annad selle podcastile, et sa võib-olla oskad vaadata seda sellisest vaatevinklist juba, kust enam see ettevõtja, kes selles virvarris ja kõiges selles mäsus sees on, et võib-olla enam ei suuda sealt,
ta ei suuda välja zoomida, tal on nagu nii pikslitesse juba sisse zoomitud, et noh, tal enam ei ole seda vaatevinklit, et võib-olla väärtustada ka ennast ettevõtjana enam sellisel kujul, on ju. Jah. Jah. Panin ise sul sõnad suu praegu. Aga väga hästi panid, mulle meeldib. Nii, aga minul järgmine küsimus. Mul on sulle 2 küsimust veel. Mis sina arvad, kui me räägime siin ettevõtlusest ja ütleme, kõik on nii mannaroosa vaht, on ju, et kõik on nii edukad ja kõik on nii toredad, aga mis sa arvad, et kas nemad lähevad samasuguse tundega sinna sisse, kui nad hakkavad seda tegema? Et ütleme, sinul oli praegu selles mõttes võrdlemisi hea kogemus, et sa ei pidanud hakkama seda nagu juba miinusest pihta, ehk siis sellest puudusteadusest nii-öelda, eks ju, et mul ei ole piisavalt raha, ehk ma pean hakkama seda tegema. Sul oli võrdlemisi hea nagu läepakk, millelt hüppama hakata, et et selles mõttes sul oli mingi stabiilsus. Sa teadsid, et isegi kui siin läheb midagi nagu lõunasse ära, on ju, et siis tegelikult midagi otseselt ei juhtu. Panedki oma mikrit kotti, müüb maha ja ongi kõik, on ju. Aga mis arvad, kas inimesed tihti hakkavad seda nii-öelda tuleviku kuupäeva, millal kõik paremaks läheb, kas nad hakkavad nagu edasi lükkama ja kardavad fear of failure, ehk siis nagu seda, et äkki ei tule üldse välja parem, ma ei hakka üldse pealegi siis. Mis sa sellest arvad? Usun, et inimestel on erinevad uskumused ja hirmud kindlasti. I'm sorry, but answer the question, my friend. Ma arvan, et ei ole ainult fear of failure, on ka fear of success. Mina pidin sellest rääkima. Jaa, aga see suhtes, et jaa. See spekter on hästi lai, et kellel mis uskumused on. Minul võib-olla on siis see põgus kogemus, et minu peres näiteks minu tädi tegeles ka ettevõtlusega, aga ta oli väga edukas veel. Jaa, ta oli edukas, aga ma lihtsalt võib-olla lapsena nägin ka, et seda mäsu poolt nii-öelda, et võib-olla ma elasin kaasa need hetked, kus ma nägin, et ta oli stressis. Ja see läks mulle kuidagi väga hinge ning mina võtsin näiteks selle uskumuse, et ettevõtlusega tegeleda, et see võib olla stressikas. Peale sellega loomulikult hakkad justkui veel otsima põhjendusi sellele, et miks see on halb, miks asjad võivad minna lõunasse. See võib olla ohtlik, sellepärast, et siis ei ole stabiilsust. Tavatöö, päevatöö, seal on sul see vundament olemas, mis on inimesele hästi oluline, aga minnagi sinna, et sa lihtsalt usaldad elu, sa tegeled enda asjaga, see on väga suur koht, kuhu jõuda, et tõesti müts maha nende inimeste ees, kes julgevad ja teevad neid asju. Näiteks oletame, et kellel on oma kirg ja läheb mööda seda, sest ta väga-väga naudib seda tegevust. Ma arvan, et ma täiega katkestan su mõtet, aga muidu mul läheb libisema see. Ma praegu tabasin ennast mõttelt, et kui sa arvad, et see koht, kust tulevad meie vanemad ja kust tuleme meie ettevõtlusega, on täiesti ööpäev. Vanasti oli vaata see teema, et minu ema ja vanaemad ja mida iganes on sulfoosis, kolhoosis töötanud, on ju. See tähendab seda, et neil ei olnudki varianti. Lihtsalt side note, minu ema tegeles salakaubaärindusega, kui ta oli noor, kui mina olin 3. Et tema käis Poolas toomas nagu, ma ei tea, mullinätsu ja paganama tenniseid ja mida iganes, nagu müüs Eestis raha eest maha, raha eest. Aga sul polnud teist väljundit, sa olid mingis väga kindlas struktuuris. Sul oligi nagu see vanal Nõukogude Liidu lagunenud Eesti, on ju, et siis hakkaski tegelikult ettevõtlus hakkas kihama alles 90ndate alguses Eestis, kus igale poole, iga nurga peale tekkisid mingid tohutud ärid, olgem ausad, eks ju. Enne seda oli see lihtsalt nii korrupeerunud, sul polnudki nagu võimalust, ehk siis sa ütled, et su tädil oli nagu keeruline, mind ju, sinu tädi elas Soomes. Ta sai teha Soomes seda, Soomes ei olnud Nõukogude Liitu. Eestis oli ikkagi väga range nagu käitumisliku selle harjumise taga nagu see, et ma ei hakka endale tähelepanu tõmbama, sest mingi onu tuleb ukse taha, võtab kõik, rutib paljaks ja ongi kõik, pidu läbi, pane oma lavka kokku jälle ja otse, sõna otsa mõttes see tehti nii raskeks. Täna
meil on väga mugav alustada ettevõtlusega, sest mitte keegi ja see on nii soodustatud ja see on nagu 2 minutit ja sul on ettevõte. Hakka minema ja tegelikult riik annab ju omalt poolt väga sulle nagu mine, tee nagu, organiseeri lihtsalt see, et ma saan aru, see on sinu vana uskumus, et ettevõtlus on raske, aga võib-olla ongi, mis veel krutib, et noh, kuna me oleme Nõukogude Liidu lapsed tegelikult, eks ju, või noh, ma ei tea, Eesti Vabariigi aja lapsed on ju, siis sisuliselt meid on kasvatatud selle mentaliteediga ülesse, ära tõmba endale liiga palju tähelepanu ja sa kindlasti ebaõnnestud selles, sest noh, nemad ju kasvasid selles mentaliteedis üles, eks ju, et noh, meil ongi võib-olla raske ennast ümber krutida, et no midagi ei juhtu, kirjuta sahtlisse, mine eluga edasi nagu, 3 aasta pärast võtta riiulist välja siis sama ettevõtte ja pane edasi nagu. Ja loomulikult, et me vanemad ju süstivad meisse ka need esimesed uskumused ja maailmavaade tuleb sealt. Aga jah, nüüd oleme me täiskasvanud, saame ise hakata tegema uusi otsuseid, uusi valikuid ja kuidas me tahame oma elu elada. Et see võtab ka aega, see on ka nagu selline isiklik enesearengu koht. Et kuhu sa hakkad liikuma, et kas siiapoole või sinnapoole, et vahet ei ole mingil määral, et kõike saab muuta, saab ka pidurit tõmmata, kui sa tunned, et see asi on nagu läbi pingutamine, halb on kasutada sõna pingutamine, aga kui see hakkab punnitama, et see on võib-olla koht, kus tuleb ümber nagu vaadata uuesti üle, kas need asjad, mida sa teed, on sellised, mis päriselt ka sulle esiteks ajaressursi mõttes ja noh, kogu elulises mõttes ka, kas on mõistlik. Aga noh, see nõuab kõrgemat pilotaaži ja noh, olgem ausad, ega väga paljudel tegelikult tänaseni tuleb see ikkagi sellest kohast, et pole raha, hakkab tegema nagu, et võib-olla see võib ka rahulikult kasvada välja sellest, et sul on ikkagi päevatöö nagu sinul mõlemal, eks ju, et noh, aga sellegipoolest ei takista meid olla ka väike ettevõtja. Just. Eks see võib olla ka natukene, ma olen veidi ka seda mõelnud, et võimalik on ka see, et mehed on riskaltimad ja proovime katsetama. See, et ma olen naisterahvas, viimane aeg ma olen seda natukene tajunud ka. Olgu. Et võib-olla ka see on minu olnud mingisugune selline uskumus, et naisterahvana üksi hakata midagi tegema on keerulisem. Eks ta kindlasti it's a man's world, nagu öeldakse, et tegelikult ei ole, ma ei ole üldse sellega ise nõus ka. Ma arvan, et see on ka selline lugu, millest me võiks kõik nagu lahti ennast vaikselt lükata, et noh, tegelikult ei ole, kõik on hästi, vaata isegi. Aga vaata see koht, kui sa teadvustad need uskumused, sa paned nad lauale, sa nad juba hakkavad lahtuma, vaata silme ees. See, et sa ütled kõva häälega kas või välja need asjad, siis tekib selline vabanemine. Ja see on oluline, vaadata sisse enda nendesse mis mina sellest siis arvan nagu, mis see siis ettevõtlus on? Kuule, aga kui sina alustaksid praegu, kui sa ei teeks podcasti, siis mis ettevõttes alustaksid, kui see oleks täiesti siuke tutikas sinu beebi nagu, millega tegeleksid? No me enne natukene heietasime siin ettevõtlusest ja nii edasi. Et üks mõte on mul, jah, et mul on enesearengu teemad olnud ka hästi huvipakkuvad, et justkui tahaks midagi selles vallas. Et ma kunagi mõtlesin coachiks hakata, aga ma tunnen, et selline üks-ühele toimetamine, ma ei tea, et ma ei näe, et ma tahaks sellega tegeleda nüüd kogu aeg või et see on minu asi täpselt. Teine mõte, mis mul siin on vahepeal tuli nagu pähe, ma olen selline lühemat, kleenukesemat kasvu neiu ja mul on alati probleem leida endale sobivad riided, kuigi ma täiesti saan aru, et asi ei ole täiesti ka minus. Ükskõik, ma arvan, et mis inimesed lähevad tänapäeval poodi, asjad ei istu neile väga hästi. No need on nagu A4 lõikes tehtud, et nüüd naised nagu rõhutame teie liivakella suurustega, tegelikult lähed, ma ei tea, mingi suvapoodi vaatad, kõik on reaalselt A4-ga välja lõigatud nagu. T-särk on A4, ma ei tea, dressikas on A4, nagu come on people, nagu kas see on, noh, ärge saage valesti aru, ma ei ole nagu nende oversized lõigete ja asjade vastu. Need on ka ägedad. Aga
kui mul ikka varrukad on põlvini, vaata, ja ma tegelikult tahaks nagu M-suurust kanda, siis palun tehke see M-suuruseks, et nagu äkki tuleks kuskilt maad keskväljakule kokku, hakkaks nagu vaatama inimeste kehad järgi. Ja inimesed on ka hästi erinevad kehad ja nii edasi. Nii et sina tahaks mingit petit butiiki kohe panna või? Püsti. Jaa, võib-olla ka selline koht, kus inimesed saavadki tulla jah, et rohkem rätsaptööd hakata võib-olla siis suuremaks tegema seda, et see muutuks kättesaadavamaks. Loomulikult see on kallim, aga mulle tundub, et meil on liiga palju seda kiirmoodi tänapäeval. Ja see on väga tore, et erinevad riided ja nii edasi, aga need riided ei ole väga kvaliteetsed. See, mis seal taga toimub, see on ikka väga kohutav. Just. Aga kui sul ongi võib-olla ilusad riided, mis kestavad päriselt ka. Nii et siit idee, palun teha petit boutique Ritale ja Rita mõõdus inimestele, sest tegelikult see on täiega nišivärk, nagu on oversized people poode. Ma ei tea, miks ma nii palju inglise keeles tahan täna rääkida, aga on nii nagu on. Siis pluss suuruses tüdrukud eesti keeles siis, eks ju, või mehi või jumal teab keda kõiki, aga et tekiks nagu vastukaaluks, neid poode on kindlasti olemas, aga võib-olla rohkem, sa tahad öelda siis keskenduda nagu keha ja talje lõikesse näiteks või kvaliteetse riied? Kvaliteetsed riided ja mitte ainult petit nüüd, aga üleüldse, et inimesed saaksid tulla ning neile tehakse rohkem rätsep siis lõikes asju, et need oleksid... Et see muutuks normaalseks, vaata. Et inimesed investeeriksid siis oma riietesse. Nii et siit üleskutse kõikidele, kes on vähegi õmblejad või rätsepad või kuidagi... See on lahe. Mul on lihtsalt side note, mul on töökaaslane, kes väga suures jaos on oma enda riided endale õmblenud. Nii et when there's a will, there's a way, nii et Rita, palun väga, tõmbab siin niidirullid kiirelt lahti ja hakkab siin idee veel arenduseks. Ma olen seda mõtet veeretanud sestast peale, ma olin 15. Miks sa siis ise teed? Aga ma pole jõudnud sellesse. Aga siit kohalt ka üleskutse näiteks minul, kui ma kirjutasin kunagi äriplaani, siis ma tutvusin ühe naisterahvaga, kes tegi uuskasutus lõigetest või tähendab nendest ülejäänud riietest, tegi uued rõivad. Nii et kes vähegi tunneb ära puudutatuna ennast sellest teemast, siis kirjutage Ritale. Rita võiks teile modelliks tulla näiteks. Nii, aga kuidas on? Kas su... Minu küsimused on sinule otsa saanud. Sinu uudishimu on rahuldatud? Minu uudishimu sinu suhtes on tõepoolest rahuldatud. No väga Võime siis keerata siis nii-öelda piltlikult selle spotlighti minu peale ja nüüd paneme sinu pihitooli nüüd. No okei, teeme. Aga Gretakene, jah. Sina oled meil ettevõtlusega juba tegelenud. Sul juba natukene seda kogemust on, sinu mindset on juba teistsugune kui paljudel teistel. Mulle meeldib, et kunagi üks nõid, kellega ma siin hiljuti tegelikult eelmine suvi puhtjuhuslikult kokku jooksin, vaatab mul seda sünnikaarti, siis ütleb, issand, sinu elu, põnev küll, aga ise ei jaksaks elada. Et tõepoolest nii see on, jah, et igasuguseid asju on juba Greta siin natuke tehtud. Greta meil väga värvikas naine. Jah, ma usun, et kui ma tegelikult tahaks mingit diagnoosi saada, siis ma ilmselt saan selle kätte ka, aga kuna ma väga seda usku ei ole, ma arvan, et lihtsalt panna oma see energia üle ja kuhugi asjadesse, mis on nagu produktiivsed ka, et siis võib-olla tegeleda sellega, kui hakata arstide vahet jooksma ja hakata ennast mingite imetablettidega natuke madalamaks tõmbama, et jumala pärast leia endale väljund. Aga Gretake, et... Jõuame saate juurde või? Jõuame saate juurde, tahaks siis teada ka, et selle on öelda, et sul on selline vahva kogemus ettevõtlusmaailmas juba siit-sealt, et kuidas sa tunned, et siia podcasti, kuidas sa saaksid tuua selle väärtuse meile ja et... jumal küll, väärtust hakkame looma. Selline suur sõna väärtus, et... No, ma saan aru, mis sa mult küsida tahad, et miks ma siin olen. Miks sa siin oled? Mis sa teed siin? Hakka rääkima, et mis sina ma saan endast aru, et ma tahan siin inspireeruda ja inspi saada inimestelt, aga sina? Mul on nagu... okei, ma ei hakka väga palju keerutama. Minu teema on see, et ma tahaks, et inimesed tegeleksid rohkem sellega, mis neile päriselt nagu rõõmu pakub, kaasa arvatud ja muu hulgas võib see ka olla vabalt ettevõtlus.
seda teha natukene rohkem kättesaadavamaks inimestele, et tõepoolest, et on elavaid, hingavaid inimesi, kes tegelikult ei tunne väga suurt stressi selle üle. Ma ei ütle, et viskagi kõik kohe päevatööd ja kõik stabiilsused ja kõik asjad viska nurka, hakka kohe ettevõtlusega tegelema, saab tükihaaval, aga lihtsalt, et hakka tegutsema. Kui sa tunned, et sul see klikk on ära käinud kuskil, et et võiks, siis miks mitte? Et ma arvan, et ja podcasti suhtes, ma arvan, et see, mis ma siia toon, ongi see, et nähes teiste lugusid, ma arvan, et ma võib-olla oskan urgitseda sealt, kus natukene tahaks rohkem teada, et aga oota, mis siin ja mis sa siin tegid ja kuidas sa nii tegid ja kuidas sa nendest asjadest läbi said. Lihtsalt teades, et kuna ma olen paar tükki, ühte ma tegin küll illegaalselt, täna ma võin sellest rääkida, seepärast, et Maksu- ja Tolliameti asjad nagu need aeguvad ka ja see oli piisavalt kaua aega tagasi. Et see oli nagu selline puhtjuhuslik, ma ei sattunud sinna teadlikult ja mõned aastad tagasi alles ma sain aru, et ma olin ettevõtja, et jah, tõepoolest ma jagasin joogastuudiot, osalust õigemini. Ja minu kogu sissetulek oligi minu tegevus seal. Ehk siis ma olin õhuakrabaat ja tegin seal tunde ja kõik muu vaata ja siis see oli päris vinge tunnistamine endale, et tõepoolest ma olen nagu edukas ka olnud ilma, et ma pidin muretsema selle pärast. Paralleelselt ma kirjutasin äriplaani selle sama asja peale, mille rahastust ma muidugi ei saanud ja mul on väga rõõmus ka, et ma ei saanud sellepärast, et elu oleks hoopis teistmoodi läinud, aga ütleme nii, et see andis mulle väga suure vundamendi selleks, et täna tagantjärele mõeldes, et nagu, mis seal kõik valesti läks. Neid saab ennetada. Neid asju, mida ma siis kolistasin läbi, neid tegelikult saab ennetada. Alustades sellest, et vali oma koostööpartnerid on ju, et teil visioon ja vaatenurgad kõik oleks sarnased, et te läheks sinna hea tundega sisse, mitte see, et kas sina kandsid oma osaluse või selle üüri ära nagu, need asjad saab vältida, neid saab vältida, aga ja siis ma olen tegelenud nüüd hiljuti, vaata öeldakse, et kui mingid eluetapid saavad läbi, siis saab ka kõik muu läbi. Minul tõepoolest sai, et ma tegelesin mingi hetk ka metsandusega, küll oma eksmehega. Et see kõik, jah, ma olin juhatuse liige ja saadi ka kõige selle muuga ilusti mind kenasti sealt välja ka kirjutatud. Kõik läks selles mõttes, läksid trummid mingu kepib ka ja siis, mis ma veel olen teinud? Ühesõnaga, ma olen hästi palju mingit side note asju teinud. Suures plaanis, kui sa nii tagasi mõtled kõigi oma tegemiste peale ja tegelikult ka sul on praegusel hetkel on Gretel täiesti legaalne OÜ. Jaa, tulge massaaži. Et selline küsimus, kuidas sa ise tunned, et kuidas sa jõudsid nende hästi üldises plaanis? Mina kui siis see inimene, kes ei ole ettevõtlusega tegelenud, et aru saada, kuidas Greta on nagu, kui mina pole kuidagi ühtegi ettevõtmisse niimoodi sisse libisenud, aga kuidas sina libisesid? Mis on see valem olnud sinul? Ma pean ütlema, et mul rahaga on tegelikult väga head suhted olnud, aga see on ka tulenenud sellest, et ma ei ole osanud teada ette mingeid ohtusid, mida iganes. Peale keskkooli ma läksin kohe Norra ja ma teenisin väga head raha seal ja ma tulin Eestisse mitte sellest, et tulla tagasi Eestisse virelema, vaid mul oli just vastupidine efekt, et ma tahtsin midagi asjalikku päriselt teha. Norras oli raha nii hea ja kuidagi tundsid, et sa saad aju välja lülitada. Et tagantjärele ma mõtlen, et oleks võinud palju targemini käituda sellega, aga ju siis oli vaja, on ju. Ja ma tulin Eestisse ja kuidas ma libisesin sellesse nii-öelda ettevõtlusesse sujuvalt niimoodi, et ma ei märkanudki. Oligi see sama asi, et ma hakkasin tegema seda, mis mulle meeldib. Sest raha tunnetus oli selles mõttes ja tänase päevani ja mis ma ka ise endaga vaikimisi paar päeva tagasi tegin kokkuleppe, kui ma ei suuda mingeid asju mingiks kuupäevaks, mingiks ajaks tehtud, ma olen nõus loobuma. See ei tähenda seda, et ma viskan selle podcasti nurka või oma ettevõtluse ja massaažiga või mida iganes nagu. Tol hetkel oli see sama asi, et ma olin nõus loobuma oma rahast selleks, et minna enda tunde järgi, et ma tahan olla haritud, ma tahan minna kooli, ma käisingi ülikoolis ja kõik muu, vaata, aga lihtsalt tol hetkel ma paralleelselt hakkasin ka tegelema sellega, mis mulle tegelikult meeldib, mis oli siis tol hetkel ka, mida ma jätkuvalt teen, aga enam tunde ei juhend, ongi see õhuakrobaatika, on ju. Ja ma ei saanud aru, et ma olen ettevõtja, nagu ma ütlesin, aga ma olin võrdlemisi edukas, ma tegin 4 tundi nädalas, tegin tööd. Sõna otsa mõttes. Ja sel hetkel 7 aastat tagasi, see oli
päris hea teenistus. ja niimoodi mõeldes, eks ole, et väga lahe, sul oli äratundmisrõõm õhuakrobaatikaga ning see oli lihtsalt loogiline. Kuna ma tegin seda, siis see kuidagi läks niimoodi, et oli vaja asendust, noh, et inimene läks dekreeti ja oli vaja asendust, siis mingid, no aga ma teen siis, noh, ja sealt tekkis juba see, kuule, aga kui see vahelüli ära kaotada siit, see naine, kes nagu, kes ei taha minuga nii palju koostööd teha, ma teen ise siis, noh, aga noh, elu tegi omad keerkäigud, aga vaata see ka, et ma jäin hästi pikalt sellesse mõttesse kinni, et ma peaks olema jätkuvalt see tundide juhendaja. Noh, see viiski mind äriplaani kirjutamiseni ja kõik see muu, ma hakkasin nägema, et noh, mina võin küll öelda, et ma olen sündinud nii-öelda ettevõtjast, et ma olen kogu aeg kuskil midagi sahkerdanud, juba lapsest saati mingid, ma ei tea, mis iganes, tantsukava, mingid liigutusi varastanud teistelt paralleelklassidelt ja noh, nii edasi vaata, et see mulle meeldis see näide. Saad aru, ma näen seda võimalust ja ma lähen vaata. Et jah, et ma pean ütlema küll, et nagu julgus on minu jaoks kasuks mänginud, kui vastupidi kahjuks, et aga kuidagi mul on see tunne, et nagu midagi juhtu ka ja kuhu ma ennem jõuda tahtsin, oligi see, et ma täna nagu tegin ka endaga vaikimise kokkuleppe, et kui aasta jooksul see, mida ma siin teen, ei tõmba enda otsi nagu kuidagi võimsamaks, vaata, ma tõmban need otsad üldse kokku ja Norra on minu jaoks alati see way out olnud ja seal saab teenida niimoodi, et sa saad rahulikult, noh, pool aastat saad kindlasti istuda kodus väga hea elu peale, et ütleme niimoodi, et luba oma unistustel muutuda, aga pane endale mingid kuupäevad ja ma arvan, et võib-olla see on ka asi, mida mina ise üritan ka inimestele sisendada, kellega ma tutvun, et pinguta ja siis tunne ka, et sa päriselt pingutad, aga luba loobuda ka, et see unistus võib ennast ümber kirjutada, võib mingi keerkäike teha. Ettevõtlusega, noh, sa pead valmis olema selleks, et see ei ole kogu aeg glämm nagu, et mingi teenin siin palju raha, noh, jah, minul juhtus nii esimese ettevõtmisega, märkamatult ma ei olnud ju tegelikult ettevõtja, ma ei olnud juriidiline keha, mida iganes, aga mul läks hästi, ma teenisin raha. Aga noh, saad aru, ma ei mõelnud kunagi niimoodi, et ma nüüd lähen aasta pärast baalile ennast leidma nagu, et ma tegin seda, ma nautisin seda, et see on nagu, see kõlab nii juustuselt, aga ma saan täiega aru, kui inimesed ütlevad, et see raha on kõrvalprodukt ja tasub lähtuda sellest tundest. See on suur koht, kuhu jõuda minu meelest, et sa hakkad päriselt ka nojah, aga sellest ma olen nagu, ma ei saa öelda, et ma olen vähem pingutanud, ma olengi reede öösel, ma ei tea, liiste pesnud lihtsalt selle pärast kuskil stuudio nurgas nagu ja mõelnud, mida ma teen, nagu miks ma teen seda, mida ma teen, et inimesed puhkavad kodus, et noh, selles mõttes ma olen võib-olla natukene see teine äärmus, nagu sa ütlesid ka, et kahte äärmust inimest on, ju. Mina olen teinud lihtsalt tegemise pärast ja selle julguse pärast, mis mul on tekkinud sinna taha, et aga ütleme niimoodi, et ma näen mingit suuremat pilti, mul oleks nagu raske loobuda, et vaadata, no lähme nagu, vaatame, kuhule see läheb. Ja noh, ei saa öelda, et ma olen siis nagu väga ebaõnnestunud milleski, vähemalt ma ise tunnen küll, et kui midagi muud pole siit tulnud, et siis kogemus on küll tulnud. See on hästi oluline. Jah, et kogemus. Nagu see sahtlisse kirjutamine, kas see sama nagu, et püsimetsandusest ma olen nagu läbi imbunud, ma olen nagu see tiramisu, vaata, kihid on lihtsalt läbi imbunud, ma tean väga hästi, kuidas püsimetsamajandusvõttel nagu, mitte väga hästi, noh, ütleme, suures plaanis väga, väga okeilt suudaks ära manageerida mingisugused metsalapid nagu, noh, lahe nagu, aga kus ma selle, noh, täna elama siin Pärnu maantee korteris, kus ma seda siin rakendan, on ju. See oli tol hetkel, oli see väga vajalik info ja väga huvitav info, aga noh, elul on teised keerkäigud, unistused võivad ümber kujuneda, see on minu põhisõnum nagu. Ja lihtsalt lubada seda siis juhtuda. Jaa, mu meelest see on väga hea sõnum. Mida sinu lähedased, sõbrad, pere, sinu vahepeal on siis kostnud selle peale, et sa hakkad podcasti tegema? Ma ütlen ausalt, ega see mingi suur üllatus nagu ei olnud ka ausalt öeldes, aga teine asi, see on mu viimase mingi paari aasta õppetund olnud, et räägi vähem oma unistustest ka. Ja kui midagi hakkad tegema, et võimalikult vähestele inimestele võimalikult palju. See on, kas korda seda mõtet korraks? Võimalikult vähestele inimestele hästi-hästi palju. Ehk siis mida detailsemaks sa lähed nende, ma tahan öelda nagu nende kvaliteetsetele, nendele, kellele lähevad korda sinu asjad, nagu, et kui sa nendele julged rääkida detailsusteni välja, nad näevad need murekohad, need konksukohad, vaata need. Sellised inimesed, kes nagu päriselt mõtlevad kaasa, eks ole?
ja kindlasti nagu mul üks väga hea sõbranna ütles sellise väga vahva idee, et ütles, et noh, et tihtipeale need väiksed ettevõtted jäävad registreerimata või tegemata, sest nad jäävad näiteks mingi suvalisele asjale kinni, täiesti nagu hanguvad ära sinna nagu, ma ei tea, ettevõtte nime valimine. Kui me seda metsandamise asja, noh, mis iganes me tegime seal, on ju, kui me seda hakkasime tegema, saad aru, noh, kulus nädalaid, et mõeldes, et juriidilise keha nimi, tegelikult päeva lõpuks mitte keegi vahet ei ole, mis see seal arvel nagu kirjas on. Sa võid selle ju vahetada ka. Kas ei ole nii? Ma ei oska öelda ausutades neid detaile, aga selles mõttes, noh, rebranding näiteks on väga keeruline, kui sul on juba suur bränd, on ju, aga ütleme, noh, see, mida me seal tegime, see oli ikkagi nagu väga small scale värk, et aga lihtsalt kõike võib muutuda, paber kannatab kõike, su aju kannatab kõike, noh, lihtsalt olla natukene, noh, need sagaraid liigutada ka, et ise, tavalist inimene jääb ise endale ette nagu. Aga jah, minu sõbrad ja tuttavad, ma ei rääkinud väga paljudele. Ja kui ma rääkisin, siis oli juba see, et me olime juba väljas ka selle asjaga natukenegi. Aga siin seda podcasti tehes, et on sul ka muidu endal mingisugused ootused seoses sellega? Minu ootused? Jah, võib-olla kuidagi endast siis, et mitte, et mida sa saad pakkuda, aga ise endale. Mida ma saan sellest podcastist? Ma arvan, et ma saan kindlasti mingisuguseid just neid vahvaid kogemuslugusid, et kuidas keegi teeb seda, mida ta teeb. Ma arvan, et mind lihtsalt huvitab see asi. Ma ei saagi öelda, et see mingi suur, mingi õhuline asi on, mida ma siin tahan. Et noh, et ma arvan, et sellises vanuses, kus me juba vaikselt oleme, mitte et me oleme mingisuguses väga viski vanuses juba, aga lihtsalt, noh, saad aru, et me juba tegelikult me oleme suhteliselt hästi oma iseloomu välja kujundanud, et mingid suuri õhulisi muutusi ma ei eelda ja ei ootagi enda suhtumises ettevõtlusesse, aga ma arvan, et lihtsalt see kogemuslugu, näita, kuidas sa teed, näita, kuidas said, mis tegid, nagu, kuidas jõuad, kuidas lähed. Et see on selline uudishimu. Absoluutselt, jah. Uudishimu, tappis, ma ei mäleta, mis selle nimi oli, aga ühesõnaga, see võib auto viia küll, jah. Väga lahe. Aga kindlasti sinu uudishimu on midagi sellist, millest lõikavad kasu paljud inimesed, ma usun. Ma tahan loota küll, jah. Eks kui tal ei ole mingit väljundit, siis ma ei oleks ju ometigi seda tegema hakanud, et ma leidsin, et tõepoolest on inimesed, kes siin on hästi ettevõtlikud ja juba väga suured nimed, et aga tegelikult on meil siin Eesti maapinnal on väga palju vahvaid väiketegijaid, kes teevad oma asja väga kvaliteetselt ja teevadki seda seesama, et see väikesus ei hakka kindlasti, ma ei tea, kvaliteedis või milles iganes muus asjas, ta ei hakka nagu kannatama. Et nähes, kui palju vägevaid sõpru ja tuttavaid mul endal on, kes teevad oma asja väga suure südamega ja siis vaadates nagu, mida nad teevad, kuidas nad teevad, et noh, lihtsalt võib-olla neile rohkem kõlapinda saada, et tõepoolest, ma ei tea, siin-seal kuskil Eestimaa nurgas on mingisugune õmbleja, nagu sul oleks vaja, noh, mis iganes, et viia inimesi rohkem kokku, sest ma arvan, et täna see ainuke asi, mida noh, kui me ennem rääkisime sellest, et ennem oli see Nõukogude Liidu lapsed ja nii edasi, on ju, et siis oli nagu keerulisem, siis ma arvan, et täna üksikuna ringi tuuseldada on väga keeruline samamoodi, sest seda info välja on nii palju, meil on nii palju seda infot, meil on nii palju neid teenusepakkujaid, issand jumal, võtta ainult Google lahti, palju pannakse keelküüsi ja ripsmeid nagu, et koostööd, et inimesed hakkaks ka nagu, võib-olla saaksid omavahel mingi väike siuke võrgustik hakkaks tekkima, vaata, et kas siis läbi meie podcasti või mis iganes, et lihtsalt inimesed nagu võib-olla natukene mõtleksid selle pealt, äkki täna on nagu koostöö. Kas sa arvad, et see olekski nagu see, mis ergutaks inimesi rohkem tegema siis ka ettevõtlust suures plaanis ja hakkaksid midagi looma ise rohkem, et ja või mis tugi, on vaata see moraalne tugi, vaata ka, et kui sa kellegagi koos teed, kuule, Rita, ma ei tea, mida iganes, mul on idee, sa aitad teostada, et noh, inimesed oskaks tasakaalustada seda. Meid on nagu õpetatud ka selle mentaliteediga, et ai, kui sa tahad sõbraga tülli minna, okei. Ja täitsa valiidne nagu, valigi oma koostööpartnerit väga nagu hoolega, et see visioon oleks paigas, noh, see sama, mis sa küsisid ka enne, et noh, tegelikult mina esimese koostööpartneriga me ei käinud, me ei istunud maha ja rääkinud asju sirgeks, aga noh, täna ma arvan, et see on välditav. See, et sul noh, tõesti aasta pärast rappa jookseks ja kui jooksebki, mida iganes, niikuinii sa lähed kuskil seda kinnitama,
oma osalusprotsente, mida iganes, ja remember 51 ja 49 mitte kunagi võrdselt. et lihtsalt need protsentuaalsed jagamised, et kui sa lähed nagu midagi läheb pekki, siis sa tead vähemalt. Aga jah, ma ei tea, ühesõnaga keerutasin selle mõttega, aga tegelikult ma tahangi öelda seda, et lihtsalt mõelda selle peale, et üksi ei pea saama, koos jõuab kaugemale. Jaa. Ja fear of success, mis sa sellest arvad, sellest arvamusest, mis võib mõnel siin olla, et ma tean, et see on hästi ebapopulaarne asi ja ma tean, et inimesed kohe esimese asjana selle peale üldse ei mõtlegi, mis asi on fear of success ütleks kohe kokutama, aga mis minu jaoks on hästi kõnetab, on see, et kui pakkuda väikeettevõtjale seda, et kuule, aga ma toon sulle homme 30 klienti ukse taha. Sa vaata neid nägusid. Ma olen mitmele teinud sükest šokiteraapiat, kuule, aga kui ma homme tulen su juurde 30 kliendiga, ütlen, et kõik tahavad sinu teenust, sest ma soovitasin sind edasi nagu. Sageli ei ole neil see asi, et nad kardaksid ennast nagu rohkem reklaamida või promoda või rääkida endast rohkem, mitte sellepärast, et nad kardaksid ebaõnnestuda, aga tihti on see, et kui sa toodki neile päris need kliendid ukse taha, ootagi, siis on väga suur muutus. Järelikult ma pean päriselt tegema seda asja. Siin on mõlemad otsad sellele spektrile, et üks on see, et kas sa oled väga edukas või teine asi on see, et sa ise hoiad ennast tagasi. Et kui sa hakkad juba tegema, siis vaatan nagu hästi kriitilise pilguga üle. Kuhu sa tegelikult tahad jõuda, kas on lihtsalt side business. Ta võib eluks aeg sul jäädagi side businessis. Mida iganes, mul ei tule enam sõnad. Aga kui on ka fear of success, siis nagu hoolega jälgi seda ka, et seda sa tegelikult tahad ju. Mul tekib selline mõte, et kui kellelgi on success, siis see inimene võib hakata tajuma, et tema peal on rohkem tähelepanu. Kas see võib ka olla midagi sellist, mis inimene kardab, et kui tal tuleb 30 inimest? Ma saan aru, mis sa mõtled sellega, aga ära sa valesti aru, aga siis sa oled palgatöötaja. See võib-olla on väga jäik minust öelda, aga kui sa ei taha seda ja kui sa ei kannata seda, siis pole ka ennast mõttega lollitada, et sa saad väga edukaks ettevõtjaks. No, selge on see, et oma pea sa paned mõnes mõttes pakule. Mitte küll isikliku, sa paned juriidilise keha oma. Nagu me enne mõtlesime ka, et tegelikult sa võid sahtlisse kirjutada, kõik on õige, aga sa ikkagi tegelikult lähed oma nime kulude kirjadega ja see ongi see sama asi, mida mulle hullult meeldib, et oma kuludega ei lähe. Vaat seal on ka see ühesõnaga. On nagu on, need on need sellised väga spetsiifilised detailid juba, aga sa oled nii põllul ja alasti teiste ees oma tegemistega, alati. Ja ettevõtjana sa pead nagu, tegelikult mingi eeldus olla julge, ikkagi peab olema seal taga. Mina vähemalt isiklikult arvan nii. Ma ei ole näinud ühtegi ettevõtjat, kes oleks edukas ja ei oleks näiteks inimeste inimene. No, sõltub žanrist ka, nagu kuhu sa sisse ennast nagu üritad süüa. Noh, ma arvan, et võib-olla torumees ei pea olema inimeste inimene. Parandab oma torud ära, aga mingi teatava maani peab. On ju. Sellegi poolest sa pead kõnedele vastama. No, see võib palgata sekretäri. Vaata, see olenebki see, see sõltub, millest sa tahad minna. Et teenindusvaldkond üleüldiselt teenust pakkuda, aga ütleme, toote puhul see ei pea inimeste inimene olema. Et igaüks leiab oma mingi niši, aga sellegi poolest, kui sa tead, et seal tegude taga on inimene, siis teatavat tähelepanu, ma saan aru, mida sa mõtled sellega, aga teatavat tähelepanu taluvust peab see ikkagi eeldama. Ja, ma arvan küll. Ja. Et see fear of success, siis see võib-olla ongi üks mingisugune pisikene komistuskivi, kus või nagu, kus sa pead veits nagu üle ennast rulluma, sest tegelikult on päris ausalt neid kohti tuleb, kus sa mõtled, et kas ma üldse peaks või palju ma peaks või kas see kõik on üldse õige, kas see on vajalik, neid kohti kindlasti tuleb, kõigil meil tuleb. Või paneks pausile või teeks sooduskoode või teeks tihedamini seda, nagu ära mõtle üle ka, et ma arvan, et seda on kliendile näha, kui sa pingutad valest kohast igast asjaga, mida sa teed. Et läheb jälle hullult õhuliseks on ja see jutt, aga nagu tule enda juurde tagasi, et kuidas sul endal läheb nagu? Jaa. Kuidas sul endal läheb? Ja üks asi veel, mida ma tahaks täiega südamele panna. Meil on päevas 3/8. 8 tundi magad, 8 tundi töötad, 8 tundi vaba aega. Vali hoolikalt, millele sa enda tähelepanu siis nagu krutid. Jaa. Mis on need prioriteedid sinu elus? Tundub nagu ma hakkaks täiega otsi kokku tõmbama, aga tegelikult ilmselt hakkame ka juba. Me hakkame otsi kokku tõmbama, aga enne kui me tõmbame otsad kokku,
mul on sulle üks viimane küsimus. Olgu. Seesama vahva küsimus, et kui sa praegu alustaksid oma mingisuguse uue ettevõtmisega, et mis see oleks? Ma arvan, et see ei oleks midagi seotud üldse toodetega. Ma arvan, et me oleme täiesti lõhki ja ribadeks tõmmanud igasugused tooted ja nende kättesaadavused. Väga mingi geopoliitiliseks ei taha minna, aga nähes, mis nagu tegelikult maailmas toimub ka, siis arvestada sellega, et Hiinast kuskilt tellida mingit kaupa ja siin Eestis odavalt 300% juurdehindlusega müüa on väga irooniline, naiivne. Et olles ise ka töötanud väga lähedalt, näinud, kuidas näiteks suured mingisugused edasimüüjad Eestis töötavad, siis see tuleb sinu väiksest ilusat PEF-ist tuleb hammustama hiljem, et selle taga on väga palju stressi. Aga ma arvan, et ma teeks midagi, mis on seotud teenustega. Ma arvan, et meil on vähe spetsialiste, aga laiendada seda mõtet, siis spetsialiste just a la stiilis, nagu sisegi tõid näiteks, et rõivaid või igasuguseid teenuseid, kus sa näed, et nad on nagu unistuste hõlma jäänud, et ma arvan, et on veel kohti, kus on võimalik edasi arendada mingisuguseid kvaliteetseid teenuseid. Jaa, see on hea mõte. Nähes ise, et tegelikult see, kes sina seal taga oled ja kui sa suudad seda väga hästi välja peegeldada, siis see müüb oluliselt paremini, kui rääkida otseselt rahast. Ja suure tõenäosusega, kui sa ise kui sa oma õppeid juba hakkad tegema, siis järelikult sul on endal ka huvi, vaevalt, et sa lähed ja istud seal, nagu mina käisin need 3 aastat massaažis, järelikult mul oli mingi taotlus, miks ma seda tegema läksin, on ju. Et jah, kõik tore, ma lõpetasin ja kõik väga tublisti. Minu taotlus oli see, et ma tahtsingi inimese füsioloogiast rohkem teada saada. Aga see oli õhukanga jaoks, ehk see oli õhuakrobaatika jaoks. Täna ma ei tegele sellega, aga sellel unistusel, võib-olla ta tuleb veel tagasi, võib-olla ei tule, on ju. Aga täna ma teen massaaži selle eest, ma teen seda ka, ma tahan uskuda ja loota, et ma teen seda ka hästi. Et ja ka see võib ajas muutuda. Et aga oskuseid, neid ei saa keegi sult maha võtta. Tooted pannakse sul Hiinast, tõmmatakse konteiner kinni ja ei tule see kuhugi sul Eestisse. Et ma pigem võib-olla innustaks inimesi rohkem vaatama ümber ringi. Ja palun ärge tehke neid ripsmeid ja neid õudukaid asju, mida naised endale panevad ise suureks või nagu nad elavad ülesse. Ma ei tea, eesti keeles on see paha väljend, aga tõmbama vähemaks veits nagu. Äkki võtame seda kiirtoitu, kiirmoodi, kiirvärki nagu hakkaks nagu veits niisugust aeglasemat elu veits nautima ka, et võib-olla see on minu siuke. Ma arvan, praegu võib ka olla see inimesed, see tehnoloogia ka, et inimesed on üle stimuleeritud kõigest. Kõike on, riideid on, kõike on. No ma panen täna postituse, saad aru, siit Eestist on ja see on Ameerikas see sama sekund. Et meil on seda infoküllust on palju, et äkki võib-olla hakkaks nagu see lehter on väljapoole hästi laiali vaata, et hakkaks nüüd koondama neid mõtteid nagu, et mulle kunagi meeldis, keegi tegi selle piltliku näite, et et kujutad ette, et su pea kohal on nagu lahtine lehter. See info, mida sa saad sisse võtta, seda on palju, on ju, seda tuleb kogu aeg peale, aga see, mis nagu koondab seda mõtet, on sinu aju. Ehk siis nagu sina ise nopid need infokillud välja, mis sind tegelikult hakkavad nagu edaspidi huvitama. Aga sõelu, tee oma sõel päris tihedaks. Et üks asi, millest ma tegelikult ennem tahtsin ka veits rääkida, on see, et konkurent ei ole negatiivne asi. Selle taga on laeng alati see, et kas sa oled inspireeritud või sa oled kade, aga märka enda mõtteid, see laeng on sama, see tunne on sama tugev. Aga võib-olla suuna see tunne veidike õigemasse kohta iseenda jaoks ka, sest et keegi teine neid tundeid sinu eest ära ei tunne. Positiivsesse suunda, eks ole, et sest olla inspireeritud, kas see ei ole mitte palju mõnusam koht, kus olla ja see viib tegudele. Aga märgata seda, et sa tegelikult oled kade, see on kunst omaette. Ja ma enne just Ritale rääkisin, aga mis ma öelda tahan on, võib-olla on mitte nii stiilipuhas näide siia lõppu, aga Nicki Minaj kunagi ütles oma tänukõnes, kui ta võttis oma selle esimese Grammy või mis iganes ja seda võttis seal USA-s, ütles, et ma tahaks oma heitereid ka siis nagu siinkohal tunnustada, et te küll arvate, et te ei ole mu fännid, aga nii kaua te klikite mu asjadele, siis te olete mu fännid.
et selles mõttes sinnamaani jõudagi, et see kadedus võib ka olla inspiratsiooniks keeratud, et lihtsalt ise olla tähelepanelikum, kummale see rohkem, millist kaussi see rohkem nagu. Ja võib-olla see on väga vahva sõnum, et meie esimene saade purki panna, et inspireeruda maailmast, inspireeruda meie tulevastest saatekülalistest, eks ole. Vaatame, mida nemad siis annavad meile, mis materjali need annavad meile, et inspireerida teisi. No mina olen põnevil. Mina ka väga. Aga oli siis tore, Rita, aitäh, et saimegi purki. Teiega. Ja siis näeme järgmiste kordadel. Järgmisel korral näeme. Tšau!